Ahoi kotkad, elu on seiklus. Paneme jälle nii raja peal ja mis meil siis täna on? Kiidjärve Kuklas teerada ja jälle muidugi ühe teise sõidu käigus jäi see meile tee peale, ehk siis kasutame võimalust ja vaatame, mis meil siin siis on siin raja peal. Oi, ägedad suurendusega pildid. Ja rada ei ole pikk, mis sa ütlesid, palju see oli? Kilta ainult. No sobib meile väga hästi kiiretel aegadel. Aga noh, nii. Ja siin on siis kohe keelumärgid, mida on lubatud teha, mida ei ole lubatud teha. 2 meetrit. Mäletate veel seda lollust? Okei, nii. Äge. See on Sipelga kolp, ma oletan. Kui ta Kuklaste rajal on. No ei tea, ma ei saa aru, mis elukas ta on. Pika koonuga mingi põder, ei tea. Siga või? Ei tea, mina neid kolpi ei tea. Noh, on nagu on. Paneme edasi. Ja kohe paistab ka juba esimene silt. Nii, elukorraldus. Kuklaste elukorraldus. Soo. Võtta värki. Ja siin hakkavad juba liikuma, et kui me siin eile või millal me käisime siin ka kuskil, siis ei olnud veel liikumist näha. Nüüd on juba täna kõvasti soojem. Öökülm oli ka, aga päike on juba soendanud ja kell on natukene rohkem, juba liiguvad ja siin ei saa pesa kõrval kauaks paigale jääda. Muidu liiguvad niimoodi, et hakkab midagi püksis sügelema. Ja meil juhtus siin sükene lugu üks päev, et meie see Kiskja Bella, see meie kass, et see ka esimest korda siis avastas mingil telkimisel, et mis asi on sipelga pesa. Ronist selle sipelga pesa juurde mängima, liikumine käib ja siis väga kiiresti tuli sealt ära ka. Nii, muistne kodukoht. Okei. Mis see siis on siis? See lohku ja kaamerast ei saa aru. No selge. Noh, mis ma oskan öelda? Läheb siin nagu mingi kummaline asi on siin, et mis asi see on ja milleks see siin on raske aru saada. See küll madalam koht ei ole, et siin peaks nagu märg olema või midagi. Et miks niisugused asjad on pandud siia. See on vist selle jaoks pandud siia kunagi. See on olnud vist suurem sipelgapesa. Et just sai räägitud ju, et nad hakkavad ju püksi ronima ja kõditama sealt. Ja siis siin on nagu sipelgapesa jälgimise nii-öelda platvorm tehtud, aga see sipelgapesa hakkab siin juba, ma ei tea, otsa saama, kuidagi jube väike on. Sellepärast see siin on. Nüüd ma saan aru küll, jah. Aga see ei ole nüüd kõige parem pesa, mida jälgida ja ütleme nii, et teiselt poolt oleks parem vaadata, kuna teiselt poolt on päike lõuna poolt, et siinpoolses küljes, põhjapoolses küljes on alati elutegevus sipelgapesades nagu väiksem. Sipelga meeldib see lõunapoolne külg ja niimoodi saab ka tegelikult looduses, kui sul päikest nagu, hetkel nagu näha ei olegi, pilvine ilm või mida iganes, aga sa saad aru, sipelgapesa vaadates, et kus pool see elutegevus nagu rohkem toimub. Et siis ta on alati seal päiksepoolsemas küljes ja hommiku päiksepoolsemas küljes, ehk siis jah, siuke kagu-lõuna. Et ja siin nüüd sama teema jälle on tehtud see rada, aga jah, tundub, et see on ikkagist siin vist mitme pesa ees siis, kus peal jälgida seda ohutult. Ei ole kedagi. Siin on nagu ka võib-olla maha jäetud pesa, võib-olla lihtsalt pole veel päikest saanud täna piisavalt üles soenenud, aga siin ja ei näe ühtegi liikumas. Ju siis see on nagu, ma ei tea, maha jäetud. Jälle platvorm, aga näed, invaliid ei saa. Tema peab oma ratastooliga jääma maa peale. Sipelgad ronivad mööda ratastooli rattaid ülesse.
ei ole tehtud tee nii, et näed, saaks sõita siia platvormi peale ja jälgida jälle maha jäetud pesa ja samuti liiga kitsas, et noh, ei saa. Ja huvitav, kas midagi muud põnevat ka raja peal on peale kuklaste asjade. Vaatame, kui näeme midagi, noh, see on juba päris põnev. See on päris põnev puu kukkunud siin. Siit saaks head materjali vibuga tule süütamiseks ja ilusti kuiv ka seal all. Pole vihma saanud ja jälle palju puid kukkunud. See on sipelgapesa olnud. Ma tean veel olla. Tundub küll, aga nagu nende eelmistega, mida me siin vaatasime, kus elutegevus on lõpetatud, ei tea, on ka see maha jäetud. Ja siin on muidugi kõvasti jälle tuulemurdu. Kõik see mets on nagu näha siin niisugune hästi üraski kahjustustega vist, et siin kukub see kõik see jama kokku varsti. Siin on väga üksikud puud, mis veel elus on. Nii ma näen, et noh, asi on paha. Aga kohe oleme jälle uue sildi juures ja vaatame, mida põnevat seal siis räägitakse. Nii. Mida kuklased söövad? Noh, eks need tassivad kõike, mida kätte saavad. Ohi siis. Lehetäid ka. No nii. Ma ei tea, kui hästi teile üldse see kaamerasse niimoodi näha jääb, et kui ma niimoodi näitan, et kas saate pausi panna ja lugeda ka või noh, loodame, et saab. Et kes nutitelefonist vaatab, noh, see peab kindlasti mingi zoomima sisse vahepeale niimoodi, et kes suure ekraani pealt vaatab, see näeb ehk niisamagi lugeda. Aga nüüd meil rada keerab kuskile ja siin on nüüd, siin on need uued kuused istutatud. Mina üldse sellest kuuskede istutamisest aru ei saa nagu. No ma ei ole ka mingi metsandust õppinud või midagi, aga minu arust see kuusk on üks sükene hästi nõrk puu. Tuult ta ei kannata, üraskit ta ei kannata. On siis vaja nüüd seda kuuske just nii palju igale poole istutada. No rääkige teie metsanduse inimesed, et on seda kuuske siis vaja või? Minu arust oleks, see minu loll mõtlemine muidugi, aga minu arust oleks mõni teine puu palju tugevam. No ma saan aru, ta kasvab kiiresti ja kõik ja nii edasi, aga noh, on nagu on. Ja oleme järgmise sildi juures. Ei olegi mõtet kaamerat kinni panna vahepeal. Ja kui kaua elavad kuklased ja pered. Nii. Rauno leidis suure koera pea suuruse habesambliku selle vuntra. Päris korralik ürak. See on küll Timmu pea suurune käntsakas korraga. Kas keegi on seda nagu meelega känkrasse pannud või mis teema sellega on? No, mis lõhnaga on? Näed siis, noh, tuled kuklasi vaatama ikka alati, ükskõik kus materjal me oleme ja me alati midagi muud põnevat ka näeme, et mis ei ole nagu tegelikult selle noh, tegelikult on ju õpperada, et mis ei ole selle õpperajaga nüüd nii-öelda seotud. Ikka silmad tuleb lahti hoida ja siis ikka näed midagi huvitavat veel enda ümber, et noh, siin neid pesasid tõesti on palju. Igal pool siin ka elutegevus juba käib, kuigi on suhteliselt siin puu all varjus, ju siis need, kus elutegevust näha ei olnud, ongi ikkagi maha jäetud või mis iganes põhjusel seal nagu midagi ei toimu. Või nii. Osa neist, need on siis need väiksemad kuused siin või. 2004, no 21 aastat ja võib-olla küll vist. Aga varsti, noh, varsti nad on jälle kas tuulemurd või üraskisaak või midagi, et noh, ega see kuusk minu arust jah, siiani ei ole nagu noh, minu arust mingi puu. Noh, nii, ja Rauno leidis siin, noh, eks neid läheb ikka palju suuremaks ka, aga siin on juba selline, noh, meeter pluss kõrge. Ja siin on veel paar tükki
kohe juba päris siuksed normaalsed. Nagu me eelmine kord aru saime, need lähevad ikka 2-meetraseks ära. Ma ei ole küll isegi ühtegi nii suurt näinud ja seal taga paistab olema isegi siukene 1,20 m kõrge või silma järgi. Juba siukene normaalne kuhi. See on siuke korralik ikka juba, jah. See on huvitav, et siin ei ole sipelgapesa kõrval, aga siin on jälle need plaadid. Et mis oht see siis on, et kas ma siis nagu sain valesti aru, et kas see siis ei olegi äkki sipelgapesa juures seismise pärast need plaadid või et mis asi see siis on, et kummaline. Noh, öelge nüüd siis, et seal ei olnud küll mingit madal ala või seal sipelgapesad ees, et teiste kohtade peal. Ja noh, ei tea, vahest on asjad kummalised, ei saa aru, miks nad tehtud on. Ja siin on meil siis, ahaa, mis ta siin näitab siis? No nii, keegi 10 aasta küttepuude varu tahab või? Haige värk, noh. Vot need on ikka korralikud tümikad. Kuskilt Facebookist käis läbi mingi päev, et kus oli rohkem nagu sükest mustrit peal puhul ja küsiti, milles see on. Ma ei tea, palju jälle kaamerasse näha jääb, et siin on ka huvitavad niisugused. Et ma nagu otsest vastust sellele ei saanudki, kui ma seda Facebooki posti vaatasin, aga seal oli lausa risti veel need jooned, et mis teema sellega on. Ei tea, aga see on ikka siuke korralik, noh. Korralikud tümikad. No vot, näed siis. Ma ei mäleta, kas ma nii suurt kuuske olengi näinud. Niisuguse läbimõõduga kuuske ma vist ei olegi näinud. No ikka korralik lahmakas. Tundub siuke 25-30 meetrit kõrge ka. Noh, jube loom. No ma ei tea, selle torniga võrreldes, mis meil eelmisel matkarajal, siin ühel eelmisel matkarajal vaatasime, tundub sama kõrge, selle väidetav kõrgus oli 30 meetri. Ja meil on juba järgmine silt. Kalmistud ja prügilad. No nii, nüüd me oleme vist varsti oma raja lõpus, sellepärast, et siit tuleb see raudtee vastu, mingisugune raudtee. Ja kas siin enam midagi raudtee ääres ka vaadata on, ei tea. Siin on nüüd, eks ole näha, et mõned väiksemad pesad veel. Jah, tundub, et rohkem midagi ei ole. Ja tõenäoliselt oleme siis selle matkaraja õpperaja kõige viimase punkti juures. Ja mis siis on männikud? No võt siis niimoodi, jah. No selge. Me läheme koju raskelt rassima, tööd tegema. Teie selle meie töö peale pange nüüd suur jälle läks sassi, noh. Ühesõnaga, meie läheme nüüd koju edasi rügama, tööd tegema, aga see on ka töö siin teile videosi teha ja suur töö ja teha siin videosi teile ja nii-öelda meelelahutust, eks ole, et teie minge ja pange, pange siis like ja subscribe, kes ei ole meie kanalit veel tellinud. Ja kerige magama kratid ja näeme järgmises ja meie teeme Raunoga siin praegu nii-öelda tumbnaili pildi ka teile siis, et te ikka peale klikiksite ja põnevam nii-öelda avapilt saaks. Nii, jääb hästi. Ei tea, natuke kaugemalt, võib-olla nii. Jah, no tuu siia. Nii, teeme jälle. Mingid asendid, ei tea, kas see kõlbab või vaatame natukene lähemalt ka, mis siin on siis. Niisugused asjad, jah. Issand jumal! Niisugused asjad siin, vaat see on äge värk. See on äge värk. Siin veel näitab selliseid asju. Puuseel. Vau,
see on juba peaaegu Timmu suurune puu, see on. okei. Timmu Villi ka saab alati.